Juba 55 aastat on möödunud sellest, kui suri Juhan Smuul. Vaatamata sellele tekitab ta ühiskonnas jätkuvalt vastakaid arvamusi ja kütab kirgi. Oma osa on selles kindlasti Jossif Vissarionovitš Stalinil ning Smuuli poolt Stalini 70. juubeliks kirjutatud teosel Poeem Stalinile. Kes siis ikkagi oli Juhan Smuul? Kas pelgalt stalinistlik kirjanik või ürgandekas kirjanik, nagu paljud on öelnud? Loodame, et video vaatamise järel on Smuuli olemus märgatavalt selgem. Äärepealt oleks ajalugu läinud nõndamoodi, et me ei tunneks mitte kirjanik Juhan Smuuli, vaid hoopis kirjanik Benjamin Smuuli. Juhani väitel tahtnud isa talle algul nimeks panna Benjamin, kuid nime Juhan, algselt siis hoopis Johannes, ütelnud isa alles ristimise ajal ja ristimine leidnud aset siis Tooma talu pisikeses ahjutaguses kambris. Kui elu oleks läinud niimoodi, nagu Juhan Smuul ise soovis, siis ilmselt me ei tunneks kirjanik Smuuli, vaid meremees Smuuli. Noorusest ta unistas sellest, et temast saaks meremees. Ja kui ta 1944. aasta sügisel tuli Nõukogude vägede poolt hõivatud Tallinnasse, siis ta oli tegelikult veel noor mees, 22-aastane. Ta proovis veel astuda merekooli, kuid 22-aastasele Smuulile vastati niimoodi: vabandage, te olete vana. Kirjanik Smuul tuli siia ilma 18. veebruaril 1922 Muhumaal Koguva külas Tooma talus. Milline oli Eesti ja milline oli maailm aastal 1922 ehk siis Smuuli sünniaastal? Samal aastal, 3. aprillil 1922 siis valiti Jossif Stalin Venemaa kommunistliku bolševike partei keskkomitee peasekretäriks. 9. juulil 1922 ujus Johnny Weissmuller esimese inimesena 100 meetrit alla 1 minuti. 25. oktoobril sai Benito Mussolinist Itaalia peaminister ning 30. detsembril moodustati ametlikult Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liit. Samal aastal, 29. aprillil võeti Tallinnas Vabaduse väljakul, nüüdselt Vabaduse väljakult maha Peeter I ausammas ning avati samal aastal ka Riigikogu praegune hoone. Moodustati ka Friedebert Tuglase juhitav Eesti Kirjanike Liit ja toimus Eestis esimene üldine rahvaloendus. Ilmus trükist ka Anton Hansen Tammsaare teos, armastusromaan Kõrboja peremees ning sündisid samal aastal kui Juhan Smuul teine kirjanik Arvid Viirlaid, väliseesti kirjanik ja pianist Käbila Retei, eesti kirjanik Lilli Promet. Juhan Smuul on Eesti kirjanduses väga märkimisväärne isik selles mõttes, et ta on Eesti üks enim tõlgitud kirjanikke ja tema teoste tiraažid kuuluvad Eesti kirjanike absoluutsesse tippu. 1972. aastal ehk siis aasta pärast Smuuli surma, kui tähistati tema 50. sünniaastapäeva, siis kirjutati niimoodi, et 1946–72 ilmus Smuuli teoseid 2,13 miljonit eksemplari ja tema reisikirjeldust pealkirjaga Jäine raamat oli juba siis tõlgitud 24 keelde üle 1,1 miljoni eksemplarises tiraažis. Natukene hiljem, 1985, kirjutati niimoodi, et Smuuli raamatuid on trükitud 31 keeles kogu tiraažiga 3,8 miljonit eksemplari. Kui Juhan Smuul 1922. aastal sündis, siis tema sünninimeks sai hoopis Johannes Smuul ja nimekuju oli siis selline, et SCH, mitte SM, Smuul. Ning on oletatud seda, et Smuulide nimi tuleneb rootsikeelsest sõnast small, mis tähendab väikest või kitsast. Ja aegade jooksul on see nimekuju väga palju varieerunud, tulenevalt ilmselt sellest, kuidas parasjagu pastorid kirikuraamatutes seda Smuuli nime kirjutasid. Küll on see nimi olnud kujul Smuul, Šmuul, Asmuul, Muul. Igal juhul võime öelda kindlasti seda, et Juhan Smuul on oma loominguga teinud palju Eesti ja eestlaste tutvustamiseks nii Nõukogude Liidus, Nõukogude Liidu territooriumil kui ka kaugel väljaspool Nõukogude piire. Tema teoste tõlkimine on kindlasti aidanud suurendada huvi Eesti kirjanduse vastu üle kogu maailma.
Räägime Juhan Smuuli mälestuse jäädvustamisest Tallinna linnas. Väga tuntud on Smuuli mälestusmärk koos bareljeefiga Harju tänaval Kirjanike maja seinal. See pronksist mälestusmärk avati Smuulile 22. veebruaril 1972 ehk siis natuke vähem kui aasta pärast tema surma. Juhan Smuuli auks on nimetatud ka Tallinnas tänav Lasnamäel, Juhan Smuuli tee ning 1990. aastal pandi Kadrioru parki üles Juhan Smuuli mälestusmärk. Seal oli siis Smuuli õlal istumas kajakas. Ja see mälestusmärk on aastast 2006 Muhumaal Kogubas Smuuli muuseumis. Aastatel 1953–71 ehk siis 18 aastat oli Juhan Smuul Eesti NSV Kirjanike Liidu esimees, aga on öeldud seda, et Smuul ei vaevanud ennast Kirjanike Liidu igapäevase juhtimisega. Selle töö tegi põhiliselt ära ikkagi juhatuse sekretär Lembit Remmelgas. Ralf Parve, kirjamees, on meenutanud, kuidas ta 1947. aastal Smuulilt ajakirja Pioneer toimetuse üle võttis ja Parve resümeeris siis. Ent organisatsiooniline töö polnud Juhanile meelepärane ei siis ega hiljem. Sama on kinnitanud ka teine kirjanik Paul Kuusberg. Tema on öelnud siis niimoodi, et Juhan Smuulil polnud vähimatki kalduvust administreerivale tegevusele. Töö kohta on Juhan Smuul ise öelnud niimoodi. Isa oskas meid tööd armastama panna. Parandasin hobuse rakmeid 10-aastaselt, külvasin vilja 13-aastaselt, kündsin mehe eest 14-aastaselt ja alati tundus töö huvitav. Smuul on oma lapsepõlve meenutanud ise nõndamoodi. Minu lapsepõlve kodus, kus kivine põrand oli alati lapsi täis, ei pekstud meid mitte kunagi. Sõnast aitas. Isa oli meile papa, ema mamma, aga mingisuguseid kallikesi, kullakesi, issikesi, emmekesi, suudlemisi ja muid taolist butafooriat me ei tundnud. Suurim kiitus meie jaoks oli hea laps ja kuna seda öeldi harva, siis tegi see terveks päevaks rõõmsaks. Me kartsime ja austasime oma isa. 5. märtsil 1953 kell 21.50 suri Jossif Stalin. Juhan Smuul reageeris sellele välkkiirelt. Juba 7. märtsil avaldas ta ajalehes Noorte Hääl luuletuse pealkirjaga Isa surm. Kui lähtume sellest, et avalikkusele teatati Stalini surmast 6. märtsi 1956 hommikul ja Smuuli luuletus Isa surm ilmus Noorte Hääles juba järgmisel päeval, siis võime küll eeldada, et Smuuli luuletus sündis loetud tundide jooksul ehk siis väga kiiresti. Ja see luuletus on lühike, loeme selle siis ette. Valu, tormakas, võimas ja visa on mu hinges. Ja süda on kurb. Teistkordselt ma kaotasin isa. Teistkordselt mult röövis ta surm. Kuid see pole üksiku kaotus, ainult sinu või minu lein. Vaid nii nagu pilvine laotus, täna katab see kõiki meid. Enam Stalini süda ei tuksu. Tema silmile laskund on öö. Suur valgus ja geenius kustus. Suur inimene lõpetas töö. Suure kodumaa üle on mure. Oma isa on kaotanud ta. Kuid Stalini töö, see ei sure, vaid jääb alati meiega. Juhan Smuul on absoluutselt ainukene inimene Eesti kirjanike hulgas, keda on autasustatud nii Lenini kui Stalini preemiaga. 1961. aastal sai ta oma reisikirja Jäine raamatu eest Lenini preemia ja 9 aastat varem, 1952, sai ta vene keelde tõlgitud luulekogu eest Stalini preemia ja see luulekogu sisaldas ka teost Poeem Stalinile. 1967. aastal sai Smuul takkaotsa veel ka Lenini ordeni. Kas teie kuulute nende püsivaatajate hulka, kes pole veel tellinuppu vajutanud? Kanali tellimisega ei kaasne mingeid kohustusi ja see on tasuta. Seega aidake meil astuda sammuke lähemale eesmärgi täitumisele, 10 000 tellija kokkusaamisele.
1944. aastal toimus kurikuulus märtsi pommitamine, mille käigus hävines enamik Harju tänavast. Juhan Smuul viibis nendel aegadel Nõukogude tagalas ja maikuus väljutas ta Rahva Hääles artikli, mis puudutas Nõukogude õhurünnakuid. 9. märtsil 1944 toimunud Nõukogude terrorirünnakus Tallinna linna vastu hukkus 757 inimest ja nendest siis omakorda 586 olid tsiviilisikud. Mais 1944 avaldas Leningradis ajalehe Rahva Hääl artikli Juhan Smuul, milles tema toetas Eesti linnade pommitamist Punaarmee poolt. 23. mai 1944 Smuuli artikkel kandis pealkirja Nõukogude lennurünnakud kiirendavad Eesti vabanemist. Loeme sealt artiklist mõningaid osi. Pommitades Eesti linnades asuvaid sakslaste sõjalisi objekte, ei taha Nõukogude lendurid sellega purustada tööliste linnaosi ja piirkondi, mis ei oma sõjalist tähtsust. Need lennurünnakud on suunatud eranditult puhtsõjalistele eesmärkidele. Ükski Nõukogude lendur ei põe sellist purustamismaaniat, nagu see on omane fašistlikele raisakullidele. Kuid on paratamatu, et selliste rünnakute juures saavad tahtmatult kannatada ka rahulikkude inimeste elamud, kunstilise ja ajaloolise väärtusega ehitused ja mälestusmärgid. Sakslasi ei saa me Eestist minema kihutada paljastes sõnadega. Nad tulevad välja peksta sealt ükskõik milliste ohvrite hinnaga. Pidage meeles suure Lenini surematuid sõnu. Kui sõda on osutunud vältimatuks, kõik sõja heaks. Vanemuise teatri kauaaegne juht, vastuoluline Eesti ajalootegelane Kaarel Ird on samuti koostööd teinud Juhan Smuuliga ja Ird on kirjutanud Smuuli kohta nõndamoodi. Minu arvates ei ole Eesti kirjanduses palju neid inimesi, kes nii hellalt, nii õrnalt, nii sügavalt, nii kogu hingest ja iseenesest mõistetavalt, kui Smuul oleks armastanud inimest. 1941. aasta suvel puhkes Nõukogude Saksa sõda ja samal aastal 1941 mobiliseeriti ka Juhan Smuul, kuid rindele ta tegelikult teise maailmasõja ajal mitte kunagi ei jõudnud, erinevad haigused takistasid seda ning 1941. aasta detsembris Uuralis isolatsioonis viibides oli 19-aastane Juhan Smuul kaalunud kõigest 43 kilogrammi. Eesti ajaloo keerukusest annab meile aimu ka Smuulide perekonna lugu. Juhani poolvend Mihkel Muul või Mihkel Smuul suri 28. augustil 1953 Mordva autonoomses Nõukogude sotsialistlikus vabariigis. See Mihkel Muul oli siis vabatahtlikult osa võtnud vabadussõjast, saanud ka Vabadusristi kavaleriks ning pidanud siis ka asundustalu. Ta arreteeriti 8. jaanuaril 1945 ja saadeti vangilaagrisse. Mihklit ei päästnud arreteerimisest isegi mitte see, et tema vend oli siis Juhan Smuul ja Mihkli poeg oli olnud pikalt punaarmeelane ja langes ka Punaarmees võideldes. 25. 28. märtsini 1949 toimus Eesti NSV territooriumil märtsi küüditamine, ehk siis Eestist viidi Siberi poole teele üle 20 000 inimese. Juhan Smuul tollel aastal, ehk siis 1949, ei kuulunud veel kommunistlikusse parteisse, küll aga kuulus ta siis Eestimaa Leninliku kommunistliku noorteühingu keskkomiteesse. Endine parteitöötaja Roland Lään kirjutas ajalehes Harju Elu juba Nõukogude aja lõpuperioodil laulva revolutsiooni eel 11. veebruaril 1988, et Juhan Smuul olla komandeeritud Kõue valda sealsete elanike küüditamisega seotud üritusele ning Smuul osalenud siis eestlaste küüditamises küüditatute vara ülesmärkimisega. Ja alles Eesti Vabariigi aastatel ehk siis 2023. aastal tuli välja dokument, üks vara üleskirjutamise akt, mille on koostanud ja allkirjastanud Juhan Smuul ise ja see on dateeritud kuupäevaga 25. märts 1949.
Toome näite aastast 1951, mil Juhan Smuul kirjutas avalduse Eesti Nõukogude Kirjanike Liidu partei algorganisatsioonile, milles ta soovis saada siis kommunistliku partei liikmeks ja see avaldus rahuldatigi. Toome näite, et iseloomustada toonast nõukogulikku kirja või kõnestiili. 9. veebruar 1951. Palun mind vastu võtta suurel Lenini Stalini partei ridadesse. Tõotan anda kogu oma jõu ja võimed meie partei eesmärkide teenistusse, aidates kogu jõuga kaasa kommunistliku ühiskonna ülesehitamisele. Mis puudutab Juhan Smuuli pärast teist ilmasõda avaldatud tulipunase kallakuga ilukirjanduslikke tekste, siis teenekas kirjastustöötaja ning kirjanduskriitik Aksel Tamm on öelnud niimoodi. Ma ei usu, et Smuul vastu ennast kirjutas. Asi oli selles, et kogu see 1946. kuni 1948. aasta taust oli teine, selline, nagu enam ette ei kujuta. Mäletan kindlalt, et Smuul deklareeris kunagi hiljem. Kõik see, mis ta tollal ütles ka Stalini kohta, oli öeldud siiralt, mitte sellepärast, et ta oleks tahtnud teenida kannuseid. Juhan Smuuli sugulane kirjanik Ülo Tuulik on öelnud niimoodi. Smuul oli ju kogu sõja ajal Venemaal, oli võitjate poolel ja Stalini nime seostati toona suure isamaasõja võiduga. Väikene väljavõte Smuuli teosest Poeem Stalinile. On rahvas armastanud teid ikka, see oli, jäävalt kestma saab, sest teie armastate rikkalt ja leegitsevalt kodumaad. Ja laulab Moskva, laulab Tallinn, üht sama uhke marsiviit. Meid kommunismile viib Stalin, maa päikesele vastu viib. Väga tuntud teos on 1949 trükivalgust näinud Smuuli Poeem Stalinile, kuid juba 19. oktoobril 1946 ilmus ajalehes Sirp ja Vasar Smuuli luuletus Stalinist, see kandis lihtsalt pealkirja Laul Stalinist ja see kõlas siis nõndamoodi. Tema tarkus võidu valmist tahus, tema sõna saatis sõjateil, tema andis õnne, andis rahu, tema käsi täna juhib meid. Stalin, armastame sinu nime, nagu kodumaad ja võiduteed. Stalin, täname sind elu nimel, õnne nimel, vabaduse eest. Tema nimel oma õnne pärast kogu rahvas ehitab ja loob. Tema sõna võimas, selge sära, igaks päevaks jõudu meile toob. Tema nimi on kui teras valliks, mis me tulevikku kaitsma saab. Ja on meile samaväärselt kallid Stalin elu meie kodumaa. 1949. aastal avaldatud poeemiga Stalinile oli Juhan Smuulist saanud Eesti suurim stalinistlik poeet. Ja ta on oma seda Poeem Stalinile sündimist meenutanud nõndamoodi. Mul on imelik tunne, ma elan nagu palavikus. Sellest poeemist tuleb kas suurepärane asi või ei kõlba ta mitte kusagile. 1965. aastal kirjutas Juhan Smuul oma autobiograafia ja ta redigeeris seda veel 2 aastat enne surma, ehk siis 1969. Ja seal on ta põgusalt meenutanud ka Poeem Stalinile sünnilugu. Smuul on ise kirjutanud niimoodi. Mind ei sundinud keegi seda kirjutama. Mul polnud selleks isegi niinimetatud sotsiaalset tellimust. Nii üllatav kui see ka ei ole, siis Smuuli teoses Poeem Stalinile on mainitud ka president Konstantin Pätsi. Smuul kirjeldab elu Eesti Vabariigis ja mainib siis Pätsi sellises seoses. Tallinna kohale kõrgub Olevi kiriku nool, Pikal Hermanil lehvib härrade trikoloor. Kui aga rahvale rindu lööb vaesus kui kasaka piik, piiskop ja Päts neile pakuvad, teile jääb Jumala riik. Smuuli teoses Poeem Stalinile on Stalinit nimetatud lausa maailmas südametunnistuseks ja Stalini tegevus teise maailmasõja käigus kirjeldab Smuul siis poeemis nõndamoodi. Ta nägi kõike, juhtis kõikjal. Ta kätes püsis kindlalt rool. Koos Staliniga tuleb võita nii töös kui sõjas igal pool. Juhan Smuuli teos Poeem Stalinile hõlmab siis selles väljaandes 72 lehekülge ja mida lõpupoole
siin raamatus Smuul jõuab, seda ülevamaks muutub tema keel ja poeem Stalinile lõpeb väga ülevalt. Toome siis selle näite, kuidas see poeem lõpeb. Te nimi raiutud on meisse ja kogu rahva südamesse. Tark, armastatud, inimlik. On teie nimi lipusiidis, on marmoris ja on graniidis. Suur, särav, uhke, leegitsev. Saab teie võimsaks monumendiks, kord punast lippu kandev maa. Veel aastatuhandete pärast see päikses sinetab ja särab ja tormab mööda kindlat teed. Vaba, õnnelik, kommunistlik, mustmiljardtonnine planeet. Juhan Smuul kirjutas mitmeid laule või luuletusi Stalinist. Üks neist pidi ettekandele tulema ka 1950. aasta juulikuus Eesti 13. üldlaulupeol, kuid see jäi siiski ära, sellepärast, et sama aasta veebruaris arreteeriti selle viisi autor Tuudur Vetik kodanlike natsionalistide paljastamise nõiajahi käigus ja selles luuletuses muide Juhan Smuul võrdles Stalini tegevust lausa võimsa kotkalennuga. Hulk aastaid pärast Jossif Stalini surma kirjutas Juhan Smuul, et isikukultuse ajal põletasin käe. Pärast seda on võimatu luua jumalaid. Kui Tallinna linnakompartei linnakomitees esimene sekretär ehk Tallinna linna esikommunist Artur Vader pidanud destaliniseerimise käigus Kirjanike Liidu partei koosolekul isikukultusaega hukkamõistva kõne, olnud just Juhan Smuul esimene, kes püsti karanud ja nii-öelda oma patte tunnistanud. Sellest kirjutas Ameerika Ühendriikides ajakirja Mana toimetanud Hellar Krabi. Vahemikus 1968–72 oli Krabi Ameerikast mitu korda külastanud Eesti NSV-d ja ju Krabi olla seda juttu siis kelleltki kuulnud. 1941–44 viibis Juhan Smuul Nõukogude tagalas ning seega paljuski venekeelses keskkonnas ja pärast sõda ilmusid mitmed tema teosed vene keeles suurtes tiraažides. Milline oli Juhan Smuuli enda vene keel? Ta kirjutab sellest reisikirjas Jäine raamat. Insener-konstruktor Grigori Burhanov iseloomustab Juhan Smuuli vene keelt nii. Keelt te oskate. On ainult mõningaid iluvigu ja tugev aktsent. Kõva L ei tule teil välja, susisevad häälikud ka mitte. Grammatika lonkab, kuid üksnes kohati. Muidugi, sõnavara võiks suurem olla. Juhan Smuul kasutas tihti juhust ja sai kaasa teha erinevaid pikki reise maailma meredel ja 30. oktoobril 1957 Kaliningradi sadamas astus Juhan Smuul laevale ja see laev suundus siis Antarktise reisile. Laeva nimi oli Kooperaatsia ja 1. novembril 1957 alustas Kooperaatsia teekonda. Smuul viibis reisil kaasas Pravda korrespondendi nime all ja ta elas siis 1,5 kuud Antarktises ja sellest reisist valmiski hiljem Smuuli ilmselt kõige tuntum teos Jäine raamat. 1959. aastal ilmus eesti ja vene keeles Smuuli väga populaarne teos reisikiri Antarktise reisist Jäine raamat. Ning selle vastuvõtt kriitikas kujunes väga sõbralikuks ja tunnustavaks. Lugejate poolt oli vastuvõtt veelgi sõbralikum ja tunnustavam. Võib arvata, et mitte ükski eesti kirjanik ei ole ühegi oma teose ilmumise järel saanud lugejatelt sellisel arvul tänu- ja tunnustuskirju, nagu sai Juhan Smuul venekeelse Jäise raamatu ilmumise järel. Ning loeme selle raamatu viimase lõigu. Smuul võtab siis kokku oma Antarktise reisi. Tundub, et reis, mille ma kaasa tegin, oli üks minu elu laineharju, mis praegu pahisedes orgu langeb ja puruneb. Aga ma tahaksin kirglikult, et muutuksid tõeks luuletaja sõnad. Ühe laine haud on hälliks teisele. 1965. aastal ilmus Smuuli väga tuntud lavatükk pealkirjaga Polkovniku lesk ehk Arstid ei tea midagi ja Smuulil oleks selle lavatükiga seoses äärepealt tulnud ka pahandusi. Nimelt, sõjaväeleht Krasnaja Zvesta avaldas Polkovniku lese kohta artikli ja selle artikli järel oleks küll igale teisele mehele tulnud Nõukogude Liidus avaldamiskeeld,
aga Smuuli kas siis seljatagune või jalgealune oli nii tugev, et talle anti võimalus ajalehes Izvestia vastata. Ja Smuul siis seal seletas, mis asi on satiir. Ja muide, polkovniku Lese ilmumise aegadel olevat ükskord napsi võttev Smuul olnud kusagil kohvikus või kõrtsis väga tige ja öelnud niimoodi, et tema on kirjutanud näidendi, aga nürimeelne partei keskkomitee ei taha seda lavale lasta. Ülo Tuulik on öelnud seda, et kuigi Juhani elus oli 3 naist, siis vaid üks naine tõi talle kaasa pahandusi ja see oligi siis kujutletav tegelane polkovniku Lesk. Asi oli siis selles, et 1966. aastal lavastati polkovniku Lesk Moskvas Nõukogude armee keskteatris. Eesti NSV partei juht Johannes Käbin olla saanud kõrgematelt ohvitseridelt palju kirju nõudmistega Juhan Smuuli karistada, sellepärast et Smuul oma näidendiga halvustavad kõrgemaid sõjaväelasi. Aga Johannes Käbinit jätsid need kirjad täiesti külmaks, ta olevat neid näidanud ka Juhan Smuulile endale. 1965. aastal nägi trükivalgust Smuuli teos polkovniku Lesk ehk Arstid ei tea midagi ja juba selle avalehelt leiame Smuuli väikese lõigu, mis on väga legendaarseks muutunud ja see lõik on siis selline. Andel ja teadmistel, isegi geniaalsusel on piirid, rumalusel neid ei ole. Ta on haaramatu ja piiritu, langetagem pea ta suuruse ees. Kadriorus elades olid laulutoad Gustav Ernesaks ja Juhan Smuul naabrimehed. Neid sidus ka soe sõprus ning Ernesaks on Smuulist kirjutanud ka oma mälestuste raamatus. Gustav Ernesaks, kes Juhan Smuuli väga hästi tundis, on iseloomustanud ka Smuuli tundlikumat või nukramat poolt. Ernesaks on kirjutanud niimoodi. Mõnikord tunnetasin, et Juhanis oli peidus midagi kurba, mida kattis kaitsev naljarüü. Vahel võis Juhan ootamatult lahkuda keset kõige lõbusamat juttu. Gustav Ernesaks on öelnud, et Juhan Smuuli luule oli ikka merehõnguline. Smuuli luule kohta on öeldud, et see oli rikas sõnavaralt, rohkesti leidub kõnekeelest pärit sõnu ja fraseoloogilisi väljendeid, mis on aidanud luua mõjukaid ja rahvapäraseid pilte ja iseloomustusi. Ernesaksa mälestuste raamatust võime lugeda, et mehed elasid siis lähestikku ja nende vahekaugus ei ulatunud palju üle 100 meetri. Meelde on jäänud Ernesaksale kevadised ja sügisesed päikselised pühapäeva hommikud. Tallinna lahel sinetas meri ja sillerdas taevas, heas põhjamaises helistikus. Hommikuti käis Juhan Smuul suitsu toomas, astus kas siis enne või pärast seda ikka Ernesaksa poole sisse. Ei kõlistanud ukse taga, vaid ilmus ootamatult aia kaudu. Noh, poisid, laduga ka kabenupud üles, ütles Smuul Ernesaksa poegadele ja niimoodi see kabemäng siis algaski. Vihased võitlused kõigi Ernesaksa 3 pojaga muudkui kestsid ja Smuul olevat ikka järgemööda kabemängus kõiki Ernesaksa poegi nüpeldanud korralikult. Ernesaks meenutab seda, et lapsed olevat Smuulile väga meeldinud. On öeldud seda, et Juhan Smuulil oli 2 kompleksi. Teda häiris see, et tema formaalne haridustee jäi väga lühikeseks ja teiseks oli tema kompleks lastetuse kompleks. On öeldud seda, et ilmselt Juhan Smuul ei saanud lapsi bioloogilistel põhjustel, lapsi ta aga väga armastas. Juhan Smuuli formaalne haridustee piirdus tegelikult 6 klassi külakooliga või algkooliga ja pooleaastase käimisega Jäneda põllutöökoolis. See jäi siis tuberkuloosi tõttu pooleli ja rohkem formaalset haridust Smuulil ei olnudki, kuid pärast sõda töötas ta väga visalt enda kallal ja 1960. aastate keskel võis Smuul mitte ilma uhkuseta väita, et kõigist elus olevatest Eesti kirjanikest on temast rohkem lugenud vaid Friedebert Douglas ja Johannes Semper. Metsakalmistul on väga lähestikku Friedebert Douglase ja Juhan Smuuli hauad. Nii üllatav kui see ka ei ole, siis need mehed surid 2-päevaste vahedega. Douglas suri 15. aprill 1971 ja Smuul 2 päeva enne. Teravapilguline ja inimhingi hästi tundev teatripedagoog Voldemar Panso on oma elu jooksul ka väga palju kokku puutunud Juhan Smuuliga.
On ikka ja jälle öeldud, et kui on olemas kirjanike jumala armust, siis seda oli kindlasti Juhan Smuul. Ja kui kasutame Voldemar Panso väljendeid, siis tema kasutas Smuuli kohta selliseid väljendeid. Helde looduse and, intuitiivne ürganne. Paar iseloomustust teistelt Eesti kirjanikelt Juhan Smuuli kohta. August Alle on öelnud, Juhan Smuul oli loomupärane, looduslik, kirjanduslik anne. Kirjanik Väino Ilus on öelnud, pärast sõja kirjanikest oli Smuul kõige andekam, hirmus andekas. Juhan Smuuli lähedane sugulane ja kirjanik Ülo Tuulik on oma teoses Kõrge taevas kirjutanud Juhan Smuulist nõndamoodi. Juhan Smuuli eesti keele mälu, tunnet ja oskust, eriti veel kirjaniku koolide lühidust arvestades, nimetaksin ma fantastiliseks. Vaadake kas või Smuuli lauset. Kord on see pateetiline ja kõrge, teisal muljub peale kui sõduri saabas ning möirgab kui mereorel, aga võib nurruda kui kassipoeki või juulikuu soe laine. Napp lause Smuuli käes plaksatab kui piits. Ülo Tuulik on kirjutanud seda, et Smuuli puhtinimlikud iseloomujooned olid sellised. Vahenditus ja vastutulelikkus, heasoovlikkus ja heldus ja avatus. Smuul ei talunud pretensioonikat keskpärasust ja Ülo Tuulik rõhutab seda, et milline nina oli Smuulil selle äratundmiseks kirjanduses. Smuul ei talunud ka andetust, ta vihkas kiivust, väiklust ja alatust. Ülo Tuulik on kirjutanud niimoodi, et loomult oli Juhan Smuul väga pehme, õrn, delikaatne inimene. Ülo Tuulik ei kujutlenud ette situatsiooni, kus Smuul saanuks näiteks tahtlikult solvata mõnda naisterahvast. Ülo Tuulik on kirjutanud, et Juhan Smuulil olnud fenomenaalne mälu. Ta teadnud suurt jagu Eesti luulest lausa peast ja harilikult oli ta alati seltskonna nael, see, kelle poole pöörduvad teiste pilgud, kelle nalju ja anekdoote teised lausa ootasid. On öeldud seda, et Juhan Smuul pidas ikka lugu heast seltskonnast ja headest napsidest. Ta ei sallinud laaberdamist ja jauramist ja lällamist. Kõige vähem talun ma andetut ropendamist, ütles Smuul ise. Räägime Juhan Smuuli huumorimeelest. Tema sugulane, kirjanik Ülo Tuulik on kirjutanud niimoodi. Smuul oli huumoritajune ja huumorit vajav. Igas seltskonnas tõmbas Smuul just selle iseloomujoonega enda ümber inimesi kui magnet. Tema naljakad lood, nende hulk ja haare olid lõputud. Kõige selle juures oli Smuulil ka see võluv omadus, et ta oli võimeline väga mõjusaks eneseirooniaks, iseennast asetama naljakatesse situatsioonidesse, naerma puhtast südamest ka oma inimlike nõrkuste üle. Gustav Ernesaks on Smuuli huumorimeele kohta öelnud niimoodi. Igas teises lauses peitus midagi, mis kutsus esile naeratuse. Rahvapärased otse ja ümbernurga ütlemised aina lendasid. Kui Juhan Smuul oli Eesti Kirjanike Liidu esimees, siis temaga käsikäes töötas Lembit Remmelgas. Ja Lembit Remmelgase poeg nägi ja kuulis ka nendel aastatel palju Juhan Smuuliga seonduvat. Ja Lembit Remmelgase poeg on iseloomustanud Juhan Smuuli niimoodi. Lihtne Muhu külapoiss, pullimees, napsi ja naljamees. Pikki aastaid oli Eesti NSV Kirjanike Liidu juhatuse sekretäriks ehk siis Juhan Smuuli kaastööliseks Lembit Remmelgas, kes on läinud Eesti kultuurilukkus sellega, et just tema tõlkis Jaroslav Hašeki teose tšehhi keelest eesti keelde Vahva sõdur Šveiki juhtumised maailmasõja päevil. Ja Lembit Remmelgas on meenutanud Juhan Smuuli. Juhan Smuul on Eesti sõjajärgse kirjanduse kõige värvikam, mitmekesisem ja omalaadsem kuju, kes ühteviisi on kodus luules, proosas, draamas ja publitsistikas, Koduküla kalurite ja meremeeste, Atlandi ookeani heeringapüüdjate ja Nõukogude Antarktise uurijate hulgas. Juhan Smuuli eluajal oli Eesti NSV-s loomulikult suhteliselt vähe sõiduautosid. Smuulil kui teenekal kirjanikul ja parteitegelasel oli elu jooksul lausa 4 autot. Kõigepealt 2 Pobedat ja seejärel 2 Volgat. Kõige legendaarsem on lugu liiklusõnnetusest, kus Smuul sõitnud autoga järsku Väikese Väina tammilt alla
ja selle kohta on hiljem hakanud lendlema väga erinevad legendid, nii et võta kinni, mis on tõde ja mis on vale. Kui Smuul pärast õnnetust jõudnud koju, külmast ja läbielatust üsna läbi olles enesega, siis olevat tema toonane abikaasa Deborah Vaarandi teinud Smuulile loomulikult põhjendatult etteheiteid. Juhan vastanud, et ei tea, mis tunne Deboral endal oleks, kui teda raudtünnis tammi pealt alla veeretataks. Ja kui Juhan olevat juba pärast seda õnnetust voodis olnud ja puhanud, tulnud tema elamisse kari miilitsaid, ühe variandi kohaselt olevat neid miilitsaid olnud lausa terve toatäis, Juhan olla neile öelnud: jätke mind rahule, Deborah käest juba sain võtta. Ja Stalini preemia laureaat jäetigi rahule. Muhu kaluri kunagine esimees meenutas aastal 1977, 6 aastat pärast Smuuli surma, et ta sai Juhaniga kolhoosi töökoja juures kokku ja öelnud, et see tammist allasõit oli ikka sant asi või nii. Smuul öelnud vastu: polnud seal santi midagi, ainult Bellamoori suitsud said märjaks. Juhan Smuuli maineteekond lõppes Pärnu maanteehaiglas 13. aprillil 1971, 49 aasta vanuselt. Ta olevat olnud kirstus väga väike ja kõhn. Viimase paari elukuuga võttis Smuul alla tervenisti 15 kilo ja tema matustel Estonia saalis juhtus selline asi, mida on meenutanud tema sugulane kirjanik Ülo Tuulik. Kaasa olid pandud kogemata valed kirstukruvid. Matuse talitus oli juba alanud, kui see selgus. Keegi mees läks siis kirstu töökotta uusi kruve otsima, mis sobiksid, ja need õnneks leiti. Kui räägime Juhan Smuulist kui luuletajast, siis loomulikult me ei saa tema luuleandest aimu, ilma et tooksime mõningaid tema luuletuste näiteid. Et mitte jääda üldsõnaliseks, toome ühe näite ka Juhan Smuuli intiim- või armastusluulest. On öeldud seda, et tema viimased trükist ilmunud luuletused lisasid uusi tahke just tema intiimluulesse. Erilise tähenduse omandas pärast kirjaniku surma tema luuletus Viimne laev. Toome sellest siis esimese ja viimase salmi. Pärast surma ma saan oma laeva, mille tulesid ise ei näe. Enne seda, mu kallis, sain taeva ja õitseva maa sinu käest. Ja viimane salm on selline. Pärast surma ma laeva ei vaja, olles elus, ma palun su käest. Ära iial mind minema aja, minu viimseks laevaks jää. Toome ühe näite Juhan Smuuli hilisluulest. Luuletuse Käin sügis südames 2 viimast salmi kõlavad niimoodi. Sa elad minus nagu lauluviis, hea, soe ja kurb ja kaugusesse lendav. Sa liigud minus, minu verepiisk, ma viin sind kaasa kõikjal iseendas. Su mõtteid aiman, sinu agasid, kuid usu, ainukene, kõik on ergem ja eredam, kui tuled tagasi, sest meil on kahekesi hea ja kergem. Oma elu viimastel aastatel kirjutas Juhan Smuul autobiograafia ja seal on kirjas sellised laused. Mul on elus olnud väga palju õnne. Olen näinud päikest ja tormi, kuid kõige tähtsam, mu ümber on olnud kogu aeg häid ja tarku inimesi. Koos nendega olen näinud parajasti nii palju maid ja meresid, et mõista, kui vähe ma näinud olen ja kui vähe tean. Mind jälitavad juba üle aasta hallid, halastamatud silmad, külma mere, ilmselt Põhja-Jäämere silmad. Laevad kutsuvad tagasi, jää kutsub tagasi. Kuid merele ei jõudnud Smuul enam mitte iialgi.